Tere jälle Algoritmi kuulama, kuulad meie 199. episoodi. Mina olen Priit Liivak Nortalist ja koos minuga täna Martin Kapp Pipedrive'ist ja Tiit Paananen Veriffist. Tiit, ma saan aru, et selle kuulutuse kohta on sul suuri uudiseid maailmale. Et varsti enam ma ei saa niimoodi öelda, et Tiit Paananen Veriffist. Marko, nii on jah, et iga asi saab kunagi kord otsa ja 5 aastat ja 3. unicorn, nii et on mida meenutada. Ma alati lähtunud sellest, et seal on 2 põhimõtet nagu, et üks on see, et tee seda, mis on ettevõttele hea, eks. Ja teine on see, et peab olema õige inimene õiges kohas õigel ajal, on ju. Ja kui aeg läheb mööda, siis need olukorrad nagu muutuvad, on ju. Ma mõtlesin, et sa ütled nüüd, et lahku siis, kui oled tipus. No see ongi minu sõnum tegelikult, ehk siis nagu, et kui lahku siis, kui sa nagu juba tead, et need 2 põhimõtted, mis on parim ettevõttele ja mis on sulle endale parim ja kas sa oled õige inimene õiges kohas õigel ajal, eks, ja et siis kui need enam ei päde, siis on aeg edasi liikuda ja see ongi kõik väga hea ja õige ja hästi ja selles mõttes on jah, täna on viimane päev. Ja siis, aga Algoritmiga loomulikult jätkame ja ka Veriffi toetus jätkub Algoritmile, nii et paneme aga edasi. Ja selle eest me oleme väga tänulikud, et sa meiega edasi oled. See on meil ainult rõõm. Aga meil on ka teine uudis. Teine uudis on see, et meie järgmine episood on päris ümmarguse numbriga, ehk siis meil saab varsti täis 200 episoodi. Ja järgmine nädal, teisipäeval 5. septembril õhtul kella 5 on meil ka juubelepisoodi salvestus Põhjakonna baaris, nii et kes tahab tulla ja Tiidu käest küsida, et niimoodi eetriväliselt või tööd pakkuda, siis tulge astuge läbi, saate talle õlle osta ja siis võib-olla ta on nagu, ütleme, altib nagu painduma teie soovide järgi. Peaasi, et õiget marki õlu on, vaata, aine. Ja õnneks seal väga mööda ei saa panna. No, saab panna, aga nagu lihtsam on täppi panna. Igatahes on need kõik õlled hästi valitud. Ja, et kes veel ei ole meie Facebooki grupis, siis liituge sinna. Meil on ka Facebooki event on olemas selle kohta, nii et pange attend, siis me teame, kui palju rahvast sinna tulemas on. Saab pisut süüa juua ja peale salvestust siis tegelikult pakume ka seda võimalust, et eetriväliselt veidi küsida neid küsimusi, mis võib-olla eetrit ei kannata, rääkida nendest lugudest, mida salvestada ei sobi või siis pakkuda Tiidul tööd, eks. Et need võimalused on kõik olemas, et selline vestlusring õlle kõrval jätkub seal siis peale salvestust. Ehk siis, kes kohe nagu salvestuseks kohale ei saa tulla, tulge kas või hiljem. Tooge kingitused ja me oleme seal natuke aega olnud. Just. Nii, aga tänase episoodi juurde. Täna me räägime sellise mehega nagu Neeme Praks, kes on üsna pika taustaga juba. Täna töötab sellises ettevõttes nagu SymPower ja käis ka, kuna see oli aprillis-mais, käis ikka Restardis rääkimas SymPowerist. Ehk siis, kes tahab sellest ettevõttest lähemalt kuulda, saab selle Restardi episoodi üles otsida. Ja kui nemad rääkisid rohkem võib-olla sellisest ärilisest poolest, siis meie tahaks rääkida loomulikult tehnoloogilisest poolest. Nii et tere tulemast, Neeme! Tere! Tänan kutsumast! Räägi täpstus küll, et see aprill-mai oli 2 aastat tagasi, aga oli, eks see mõte äri pole muutunud. Mina vaatasin 2022 oli see... Aga võib-olla oli aasta tagasi, jah küll. Siis oli aasta tagasi, ja see ei mainimata väike detail. Et mis aasta aprillis? No see pole just. Aga äri pole muutunud ja täna me äkki räägime sellest, kuidas siis tehnoloogia muutunud on. Aga võib-olla alustuseks Neeme tutvusta ennast pisut meie kuulajatele ka, et millega sa varem tegelenud oled ja kuidas sa SymPowerisse jõudsid? Jah, kuna ma olen siin seda kogemust tööstusarvus on juba üle 20 aasta, siis kuidas ma selle kokku võtan, aga ma püüan siis lühidalt teha. Et
et jah, mul ei ole, kohe üles tunnistada, siis mul ei ole IT-alast kõrgharidust, et ma olen selles mõttes, ma töötan küll selles kogu selles tarkvara värgis juba 20 aastat, aga kuidagimoodi on mul õnnestunud ise ära õppida need asjad. Et mul on tegelikult hoopis majandus- ja ärijuhtimise kõrgharidus, et siis ma saan tere tulemast klubisse. äriinimestega hästi rääkida. Saan asjadest aru. Võib-olla see teebki sind unikaalseks, et on nagu see positsioonidel seal nagu vahepeal, et kui sa oled see tehnoloogia enda jaoks selgeks teinud, et siis sest sageli need tehnoloogia inimesed, kes kuidagi äriga hakkavad rohkem kokku puutuma, peavad ühel hetkel selle äri ära õppima ja nende selle lingo ja kõik selle, mis seal maailmas toimub. Jah, ei, maailmapilt on see arusaamine kõvasti avardanud, jah. Aga ma kasvasin arvutitega koos üles, selles mõttes oli nagu loomulik ja siis, kui ma seal ärikoolis Riias oli, siis õppisin, siis ka ei suutnud ennast nagu eemal hoida, siis seal üks investeerimisfond, tudengite enda investeerimisfond siis organiseeris ühe investeerimismängu, kus nad saatsid Exceli nagu tabeleid edasi-tagasi e-mailiga ja siis mul oli niisugune, et see on nii halb ja siis ma pakkusin, et okei, kuulge, teeme veebirakenduse. Ja siis sealt hakkas ketrama väike kuulsus, et see mees oskab asju teha. Et siis sealt keriski välja tegelikult see esimene töökoht ka minu jaoks oli siis 90. lõpu internetimulli esimene iduettevõte minu jaoks, One.ee, ma ei tea, mõned on võib-olla kasutanud kunagi 2000 alguses, pakkus siis niisugust Google'i, nagu tänapäeval on nagu Gmail, kalender, värgid, need pakkus nagu veebis ja siis lisaks oli tasuta SMS-ide saatmine, see oli nagu see präänik. See küll jah, hiljem selgus, et kaua et see ikkagi maksab kellegile kuskil raha ja kaua see ei kestnud, aga mingi hetk oli kõva hitt. Aga siis selgus, et seal olid äripoolega oli raskusi ja siis mingi hetk tehti seal väike kannapöörde, muutus sotsiaalvõrgustikuks, aga mina olin selleks juba läinud. Et jah, tänaseks päevaks on nad ühinenud Vene selle sulle sotsiaalvõrgustiku odavklasnikiga. Aga jah, mina siis, see kõik toimus Riias veel ja siis ma mingi hetk, mul sai siiber sellest Riia elust, tahtsin kodumaale tagasi tulla ja siis ma tulin, jah, oli niisugune ettevõte nagu Inpok, aga see ei olegi väga oluline, aga seal ma sain siis tuttavaks rohkem telekomi maailmaga, kus oli siis need meellahutusteenused SMS-iga. Et enne kui nutitelefonid tulid, oli igasuguseid asju sai SMS-iga teha. Ja see nagu võttis natuke seda, jah, andis tunnet, et mis seal telekomi maailmas toimub. Ja siis, aga see kestis ka seal mingi 4 aastat. Ja siis järgmiseks, mis oli minu kogemuse mõttes ka oluline, oli, et ma siis kolisin Tartusse ära, nii ma olen Tartus tänasel päeval. See oli 2005 ja ühinesin Regioga. Ja siis seal oli Regio see mobiili pool tegi siis neid asukohapõhiseid teenuseid mobiilioperaatoritele. Ja seal ma õppisin kuidamoodi, tundub küll kaugelt, et seal mingi peened süsteemid, kõik värgid, aga tegelikult ikka jookseb kuskil mingi tomkat kuskil kasti peal ja ei ole seal midagi väga peenet midagi. Et kuidamoodi siis neid kõrgkäideldavaid süsteeme ehitada, ehkki kokkuvõttes saad aru, et seal maagiat väga ei olegi, et kokkuvõttes on kuskil mingit MacGyveri teipi ja mingisugune skript kuskil. Toona oli see kõrgkäideldavus tähendas hoopis midagi muud, on ja ka, et pigem oli seal võib-olla selline andmete läbilaskevõime oli nagu olulisem kui see suur kasutajate hulk. Jah, aga jah, minu jaoks võttis seda aukartust oluliselt vähemaks, et kokkuvõttes kõik saavad hakkama. Et ei ole siin midagi, tuleb lihtsalt tegema hakata servast. Ja siis Regiost, jah, ma läksin edasi Zero Turnaroundi, siin on teil külalisi käinud Zero Turnaroundist ka, et seal olin siis alguses arendaja, jah, Regios rollid olid ka sellised, et ma olin tarkvara arendaja, siis kõik, mida vaja teha, oli testimine, hooldus, käisin kliendi juures asju installeerimas, selles mõttes, et nägi nagu kogu seda spektrit, mingi hetk sai toodet juhitud ja siis Zero Turnaroundil ma läksin kõigepealt tarkvaraarendajana selle perspektiiviga, et saada tootejuhiks siis sellel tööriistal, mis aitab paigaldusi teha. Ehk siis ma tundsin seal Regios olles, et paigaldused on niisugune valukoht, et ei ole nagu üldse mugav neid paganama süsteeme
esiteks installeerida ja siis neid hoida kaasaegsena. Ja siis jah, Zero Turundis ühtlasi ka isikliku silmi avava kogemusena oli väga huvitav näha, kuidamoodi sai firmat või meeskonda kasvatada mitmekordselt aastas. Et see tundus nagu üsna müstiline, aga mingil määral töötas, mingil määral sai jälle õppida, kuidamoodi ka kohati meeskondi vähendada, kui vaja on ja mis valikuid seal teha tuleb. Ja samal ajal, kui sa kasvad nii kiiresti, siis kuidamoodi seda kultuuri hoida, et see asi käest ära ei lähe. Ja siis jah, Zero Turundis sai ka päris seal mingisugune 5 aastat oldud või ja siis lõpuks oli niisugune tunne, et meeskond oli või firma oli nii suureks kasvanud, et ma tundsin ennast natukene nagu, et minu mõju ei ole enam nii suur ja samas muutus järjest nagu teadlikumaks kogu sellest globaalsest jamast, millest me oleme ennast inimkonnana sisse kaevanud. Et kogu see jah. Millist jama sa mõtled? Seda kliima soojenemise jama. Seda jama, jah. Ja siis kohtusin või ma läksin siis, aitasin kõrvalt ühte teist iduettevõtet, kes tegeles siis rõivatööstuse jäägiprobleemidega, tootmisjääkide probleemiga. Ja siis olime ühises kiirendis koos, kus ma tutvusin siis SymPoweriga. Ja siis ja umbes aasta aega hiljem siis ühinesin ka SymPoweriga ajutiselt esialgu, sest me saime aru, et selles rõivajääkide, see oli siis reverse resources, et nende juures on rohkem oluline tol hetkel äri valideerimine ja tehnoloogilist tuge neil nii palju vaja ei olnud. Ja siis parasjagu oli SymPower seal kõrval, kellel oli nagu ärivärk oli välja mõeldud, see esimene turg oli välja mõeldud ja siis oli just, okei, nüüd oleks vaja see tehnoloogiline pool kokku panna. Ja siis neil ei olnud meeskonnas veel tarkvara inimest. Ja sinna sa liitusid arendajana? Jah, selle ainsa tehnoloogilise inimesena võiks öelda, et technical co-founder, aga ma ei olnud nagu co-founder, et ma tulin 4. inimesena. Et enne mind oli 2 founderit, 2 asutajat siis ja siis Soome turg, kui me läksime, siis Soome turu müügiinimene. Ja siis mina läksin appi siis välja mõtlema, et et nüüd on meil vaja mingit riistvara lahendust ja sinna peale veel seda tarkvara lahendust ja kust me selle kõik leiame ja kuidas kõik kokku võiks tööle hakata. Võib-olla vaataks, et millega SymPower ka tegeleb, et kuulajatele paar võtmesõna ja siis oleks huvitav, et kuidas see Greenfield nagu välja nägi, kui sinna maandusid? Lühidalt siis kui eriti lühidalt teha, siis on selleks, et elektrivõrku aidata, tuleme veel sammu võrra tagasi, et elektrivõrk peab olema kogu aeg tasakaalus, et tal ei ole seda enda sisemist reservi või puhvrit, et kui nii palju, kui parasjagu tarbitakse, nii palju peab kui parasjagu tootma. Et seal mingisugune inerts on, aga see on väga väike. Ja siis nüüd ajalooliselt on seda niisugust tasakaalu hoitud väga palju sellega, et juhitakse elektritootmist. Et kui nüüd tarbimine väheneb, siis tõmmatakse tootmist vähemaks ja nii edasi. Aga nüüd seoses uute tehnoloogiate võimalustega on võimalik hakata juhtima juba tarbimist. Ehk siis kõik see Internet of Things ja kogu see teema, et sa saad panna kuhugi palju väikseid karbikesi ja siis nad hakkavad siis seda tarbimist ka üsna niisugust elektrivõrgu vaatepunktist üsna väiksed tarbijad, et neid saab ka juhtida kokku pannes mingi portfelli ja siis neid õigel hetkel välja lülitades, kui elektrivõrgul vaja on. See oli see lugu, et umbes suured külmhooned saavad enda neid jahutusseadmeid mingitel perioodidel siis ajutiselt lülitada kraadi võrra soojemaks, mis jääb nende nagu normide piiridesse, aga sellega nad annavad suure nagu panuse tegelikult elektrivõrku tagasi, sest nende tarbimine väheneb nagu tohutult. Ehk siis, et nad enam ei tegutse selles piirides, et meil peab olema siin -22 ja nüüd me hoiame kogu aeg -25, aga nad nagu sätivad natukene seal 23 ja ka -26 vahel näiteks, et kui on odav elekter ja elektrit on palju, siis võib-olla külmutavad rohkem nagu seda kraami.
et see on mingi selline temaatika, et see... Just, et seal on siis erinevad need nimetame vertikaalid või erinevad tööstuslahendused, et külmhooned oleks üks variant, siis on mingid suured kuumaveeboilerid näiteks, siis on meil näiteks oluline osa portfellist on kasvuhooned, kus on lambid, mis talvisel ajal siis asendavad päikest, a la nagu meil Luunjas on Eestis. Et siis tüüpiliselt on oluline see, et selles äriprotsessis oleks mingisugune puhver sees, mingi loomulik puhver. Et sa võid sellega seal mängida mingil tasemel, aga siis selle äriprotsessi vaatepunktist seal ei ole nagu suurt vahet. Ja siis SymPower on seal otsas, et aitab neil seda juhtida siis, et integreerub nende erinevate tarbijatega ja siis juhib seda tarbimist. Just, et meie siis oleme seal kahe osapoole vahel, et ühest küljest on meil need suured mingid seadmed, mis tarbivad kõvasti elektrit, meie ei oma neid seadmeid, aga meie siis juhime neid seadmeid, ja siis teisest küljest raha tuleb siis selle võrguoperaatori poole pealt, mis siis Eestis näiteks oleks Elering, kes siis peab hoidma seda elektrivõrku stabiilsena, ehk siis nendel on kohustus hoida seda kuskil 50 hertsi lähedal, seda sagedus väljendab siis seda tasakaalu. Et kui see sagedus kukub alla 50 hertsi, siis on elektrivõrgus elektrit puudu, ja kui ta on üle 50 hertsi, siis on elektrit üle. Ja siis ta seal käib seal üles-alla ja siis on defineeritud mingi vahemik, kus ta peab nagu sees olema. Süsteem on keeruline, jube palju liikuvaid osi, ma küsin veel see, et kas nagu teie poolt sinna tootja poolde ka läheb mingisugune nii-öelda plaan või mingisugune, et me nüüd hakkame siin võrgus tegema selliseid asju, et siis tootja vaatab, nüüd saabki ühesõnaga. Ja, et nad saavad nagu ennetavalt teada, et nüüd see külmhoone paneb ennast kinni ja võib-olla ma ei tea, järgmise 10 minuti jooksul nagu see tarbimine väheneb. Nii ja naa, et seal sõltub nüüd konkreetsest tootest või sellest konkreetsest reservist, mida me nende seadmetega pakume. Et võib olla nii, et jah, et tuleb sellelt võrguoperaatori poole pealt tuleb ette mingi teade, et meil on nüüd vaja kella 4 kella 5, meil näeme ette, et on ülekoormus, et me tuleme ja lülitame teil välja. Ja siis teine osapool võib ka veel öelda, et ei, mul ei sobi see, ja siis minnakse kuhugi mujale näiteks. Aga siis jah, see on siis nii-öelda selle, inglise keeles on peak shaving, ehk siis nende tippude maha tõmbamine. Aga see, mida me siin Põhjamaades pakume, see on pigem selline reaalajas reageeriv süsteem, et seal meie reageerimisajad on selline, aeglasemad ajad on kuni 5 sekundit, kiiremad ajad on 700 millisekundit, et selle ajaga me peame siis, juba tarbimine peab kukkuma, et siis seal nagu see on päris 700 millisekundit, et see on, et mees teeb saega tööd ja siis äkki nagu jah, et saekaatrites me pigem kasutame siis, jah, saag on selline, mis kohe mees paneb tähele, aga kui sul on see puidukuivatusprotsess, kus on suured ventilaatorid, siis need käivad nagu 24/7 pidevalt, et seal vahepeal natukene seisma panna ei ole mingi probleem. Et sest me koos selle partneriga me vaatame siis, et missugused on need äriprotsessid nende juures, mis sobiksid sellele, et me päris ei pane nagu suvaliselt vahele asju, et nemad peavad nõus olema asjale. Kuule, aga kuidas see tehnoloogia nüüd muutunud on selle ajaga? Ma küsin tegelikult teistpidi, et mis hetkel, kui kiiresti tuli see hetk, kus sa said aru, et nüüd on see legacy juba, et sellest Greenfieldist nagu said välja ja siis äkitselt oli vaja midagi nagu haldama hakata. Et ma arvan, ma tean seda vastust, aga ma ikka küsin, et meie kuulajad ka siis kuuleksid sinu suust seda. No seal on erineva süsteemi osades on erinevad siis hetkel tekkinud see arusaam, aga eks see arusaam on üsna sel hetkel, kui sa oled selle koodi kirjutanud, hakkab juba tekkima. Homme vaatad uuesti, jah. Et kui me vaatame meie riistvara poolt, siis meil oli ka päris raske oli seda riistvara leida, ehk siis meil oli selline karpi vaja, kus saaks peale jooksutada mingit loogikat ja samas millega saaks siis mingite teiste seadmetega natuke kohapeal ka suhelda ja mis teist otsapidi oleks ühenduses meie pilvega. Et see nagu kõlab nagu suhteliselt midagi keerulist ei tohiks siin olla, aga kui sa lähed nagu detailidesse, siis kokkuvõttes niisugust karpi nagu ei olnud turul tol hetkel. Tänapäeval on nüüd vahepeal 7 edasi läinud, on juba rohkem niisuguseid karpe, aga ikkagi me siin nüüd
eelmine aasta või poolteist aastat tagasi ka nüüd need esimesed karbid on meie jaoks, ta oli 3G-s kinni, et 3G pannakse kinni nüüd, et me peame need välja vahetama. Ja siis me alustasime uue karbi otsimist ja siis selgus jälle, et ei ole nagu sellist konkreetselt meie vajadustele sobivat karpi, meil oli ka tingimus, et me saaksime juba tehases oma tarkvara peale panna, et siis eriti see tingimus nagu pigem kippus välistama kõik, et me oleme ühest küljest just väiksed, aga teisest küljest siiski päris suured, et kui me räägime nagu 100 või ütleme nagu 1000 karpi, et siis on nagu, et see ei ole 10 000, aga see ei ole ka nagu 10. Et see on niisugune vahepealne. Ja siis me lõpuks leidsime ühe tootja siit Eestist, kes siis on piisavalt paindlik ja siis nüüd oleme Eestis toodame, Eestis disainitud niisugune väga asine karp. Hea valik. Jah, aga siis tulles veel tagasi selle sinu küsimuse juurde, siis selle pilve poole peal alguses nagu ikka iga alustav ettevõtte juures on sul, et nüüd on kähku vaja turule saada ja hakata raha teenima. Ja ega siis sa nagu vaatad, et siin on meil selliseid asju vaja nüüd lülitada ja meil on niisugune riistvara siin ja siis sa nagu modelleerid seda niimoodi, tundub mõistlik, et meil on siin niisugused riistvara peal on mingisugused asjad, mida saame lülitada ja siis teeme siin mingid virtuaalsed juhtmed võib-olla ja siis on kõik nagu tundub hea ja siis mingi hetk hiljem hakkad mõtlema, et kui tegelikult see riistvara põhine mudel tegelikult on väga palju meid piirav, et tegelikult oleks meil vaja pigem modelleerida neid seadmeid, mida me lülitame, mitte seda, kuidas me nende külge ühendume. Et see arusaam, ütleme, tekkis võib-olla mingisugune aasta või poolteist hiljem, et sellised, et kuskil on mingid suuremad disainipoolsed möödapanekud olnud originaalis. Et selle jaoks pidime minema siis, et alustasime Soomest, siis me läksime Hollandisse, Rootsi, et sul tekiks üldistus võimeselt nende mitme juhtumi pealt juba, et ma tahan neid asju teha nüüd mitmel turul ja ma ei saa neid teha, sest kõik turg on erinevad, ma pean nüüd kuidagi hakkama üldistama seda. See on sellises tarkvara disainis nagunii natuke selline õnne asi, et et sa võid ju, sulle tundub, et täna see, mis ma kokku joonistasin, see mudel või see andmestruktuur on kõige sobivam. Ja siis on see natuke selline coin flip, et kas ta ongi kõige sobivam või sa avastad nagu aasta hiljem, et et siin on palju asju, mida ma tegelikult ei teadnud nagu aasta tagasi ja siis tulebki hakata asju ümber tegema. Et siin on nagu muidugi mingid võtted, kuidas sa saad enda kindlust tõsta, kas või see, et sa teedki turu-uuringut enne, aga see on mingi tohutu investeering juba, et sinna kaevuda ja see vajab nagu aega ja raha. Ja lõpuks ei pruugi ikkagi sulle head tulemust anda. Et sa võid ikkagi avastada, et et meil siin terve hunnik, terve sektor on, mis jäi nagu arvestamata, mis on nüüd meie põhiäri ja me peame nagu ikkagi süsteemi muutma. Seal võib olla ka see, et sa teed selle süsteemi jube hea too hetk, aga ka näiteks äri muutub nii palju lihtsalt, et see hea süsteem enam ei toimi. See võib mõlemast otsast tulla, eks ole, et see hea arhitektuur on ainult ajas hea, eks ole, seda peab kaasajastama, ütleme nii. Neeme, aga sa varem kirjutasid, et alustasite monoliidiga, ja täna teete seda tükkideks, et kuidas see protsess läheb? Jah, alustasime, mina soovitan kõigile alustavatele ettevõtetele alustada monoliidiga, sest siis on oluliselt, kui sul ainult üks inimene seda asja peab tegema, siis sul on üks jupp, mida sa pead käima ja siis kui see pikali on, siis kõik teavad, et see on pikali. Sul ei ole vaja hullu meeskonda, et seda kogu seda asja hallata seal. Jah, et me alustasime monoliidiga ja siis kohe, kui me hakkasime järgmisse riiki minema, siis me saime aru, et kuulge, et mis me nüüd teeme, et meil on siin see üks jupp, mis teeb seda Soome mingit turgu. Ja siis et me oleme seda natukene üldistanud, et me alguses tegime seda ühte mingit reserviturgu, et me lisasime teine reservituru veel, et äge, nüüd on meil päris üldine süsteem. Aga siis me läheme nüüd Hollandisse ja siis seal selgub, et pagan küll, et need kaks turgu, mis me Soomes tegime, et need on siiski hoopis teistmoodi kui see, mida me nüüd Hollandis peame tegema. Ja siis kui üks riistvara, et kuhu see nüüd ühendub, tal oleks vaja nagu ühte punkti, kuhu ühenduda ja et mis me nüüd teeme. Ja siis me lõpuks olime, et mis siis ikka, võtame selle Soome süsteemi, teeme sellest koopia, paneme selle teeme Hollandile eraldi isendi sellest.
ja siis niimoodi me oleme nüüd laienenud, see on nagu monoliit koodibaasi mõttes, aga samas on ta nagu jah, mõnes mõttes hajussüsteem, et meil on iga riigi kohta on praegu siis niisugune see monoliidi isend. Ja siis sealt samme edasi nüüd on, et meil on nüüd see paganama monoliidi pusa, igas riigis on üks, aga me tegelikult on see pärast peavalu, et me tahaksime tegelikult seda nüüd tõmmata kokku ühtesse süsteemi, mis on siis hajus või niisugune, et ta on mitte riigipõhiselt tükeldatud, vaid oleks tükeldatud rohkem funktsioone pidi. Ja siis nüüd me oleme selle protsessi ma ei teagi, ega me ei tea, millal see lõpeb, vast ikka lõpeb kunagi, aga kas see on nüüd poole peal või mina ütleks, et pigem võib-olla esimese veerandi peal, et neid asju seal tükeldada, aga kui me räägime selle monoliidi tükeldamisest, siis sa ei saa üle ega ümber ka sellest, et mismoodi selle kõrval need meeskonnad selle monoliidiga tööd teevad, et see on see Conway's law nagu või Conway seadus, et siis on alati küsimus, kuidas sa nüüd pihta hakkad ja kui kaua sa üldse, et kui sa sellega pihta hakkad, et siis kõigepealt ära põhjendama, et me tahame nüüd seda teha, miks me tahame seda teha, kaua see aega võiks võtta, kõik see äripoolele küsimused, et kas me samal ajal peame lõpetama laienemise. Tööd saame teha samal ajal. Jah, samal ajal tööd saame teha. Et kui suur see tiim oli sellel hetkel, kui te seda monoliiti tükeldama hakkasite, et no seda on üldse keeruline öelda, mis hetkel me seda tükeldama hakkasime. See oli kuidagi loomulikult. Et meil esimene, ma üritasin siin nüüd ette valmistada natuke ja siis vaadata tagasi, et see oli nii kaua on aega võtnud, et millal meil siis need mõtted tekkisid, et ma vaatasin, et esimene nagu teadaanne, kus olid mikroteenust ära mainitud, oli meil 2019 september. Et siis oli mingi arusaam tekkinud, et oleks vaja. Ja siis ma vaatasin, et seal oli siis mõeldud, et me teeme mikroteenused ja need omavahel suhtlevad Kafkaga. Kafka oli kõva kuum sõna. Siis vaatasin 6 kuud hiljem, on plaan, et et see ei töödanud meil, et me ei saanud, Kafkat ei ole jätkuvalt käima saanud, et proovime nüüd mingisuguse teise pilootprojektiga Kafkat. See oli siis 2020 veebruar. Ja siis, ütleme nii, et sellega me ka kuhugi ei jõudnud, sest et takkajärgi tarkusena võib tagasi vaadates öelda, et meil ei olnud inimesi selleks, et seda teha. Ja meil on samal ajal on nagu äri poolt tuleb sisse kõiksugu mustmiljon võimalust, mida ka nagu vaja arendada ja tarkvara teha selle jaoks, et neid võimalusi ära kasutada. Et siis meil tõsisemalt hakkas asi pihta siis esimesest mõttest või esimesest teadaandmisest 1,5 aastat hiljem, kus meil siis koos uue investeeringuga, kus meil siis tuli suurem ports raha sisse ja me saime ja siis investorite poolt oli sõnum see, et te teete head asja, tehke seda rohkem, et raha ei ole probleem, mehed, et tehke rohkem, et võtke inimesi palgale, tehke mida iganes vaja on, aga tehke. Ja siis me hakkasime tõsiselt võtma, et kuidamoodi me seda teeksime, kui raha ei ole probleem, et kui palju me peaksime meeskonda kasvatama ja nii edasi. Siis meil ütleme, et võiks öelda mai 2021 oli siis 2021 oli siis meie see esimene kõvem väljahõikamine, et olime tükk aega mõelnud mitu kuud, et mismoodi võiksime nüüd seda monoliiti tükeldada, et riigipõhisest minna üle domeenipõhisele rohkem, siis kuidamoodi võiks meeskondi nüüd riigipõhisest rohkem minna üle ka siis valdkonnapõhiseks. Ja siis me tegime ka esialgse plaani, mis mina adusin kohe, et see ilmselt, me ei tea, mida me teeme, seega ega me see plaan on kohe, kui selle kirja pannud, ilmselt on aegunud. See plaani esimene punkt on nagu hea ja kasulik, et siit hakkame pihta. Siis... Jah, et kõik olles meil pihta hakata. Ja siis esimene plaan oli, et meil aasta lõpuks on mingisugused asjad siuksel tasemel, et me saame hakata sinna peale juba uut äri käivitama. Aga ütleme nii, et me hakkame tänaseks päevaks jõudma sinna sellesse faasi, kus me mõtlesime, et me oleme 21. aasta lõpuks. Kuidas neid komponente valisid, mida sa nagu hakkasid spin-offima sellest monoliidist? Jah, hea küsimus. Meie äri siis on niisugune, nagu me enne kirjeldasin, on kahe osapoole vahel. Et üks pool on see, mis istub seal selle ressursi või ressursi omaniku, see seade, mida me juhime, et seal pool,
ja siis teine pool on see võrguoperaatori pool. Ja siis nüüd need üks ots nendest, siis see ressursiomaniku pool, on päris hästi taaskasutatav. Et seal on need ressursse on ainult mingisugune lõplik hulk, nad kipuvad tööstusharude kaupa pigem nagu olema sarnased integratsioonid ja siis sa saad seal leida seda ühisosa, et taaskasutada. Ja siis teine pool, võrguoperaatori pool, kuna igas riigis on üks võrguoperaator, siis neile kipub olema väga meeldiv tegevus, et nad igaüks defineerivad oma liidesed, kudamoodi nendega tuleb integreeruda, kudamoodi nendega, mis on nende turud selle, ja siis seal on see taaskasutuse võimalus oluliselt väiksem. Ja siis me kasutades ära seda teadmist, siis me mõtlesimegi, et mõistlik on alustada kogu seda tükeldamist sellest otsast, kus on rohkem taaskasutust, sest seal on meil suurem võimalus siis seda raha tagasi teenida kohe. Ja seda kvaliteeti sellega, kus tõstame, siis see ka tuleb sealt kohe tagasi. Tagantjärele oli nagu õige suund? Jah, et see oli õige suund, lihtsalt meil oli see, me tegime igas jaaga üldine plaan, oli nagu enam-vähem. Et mis me seal, vaatasin siin just neid slaide, mida me siis seal välja mõtlesime tol esimesel väljahõikamisel, et meil oli mõte siis just need meeskondade poole peal, oli siis nagu möödapanek, et oli mõte hakata siis, et kuna meil meeskonnad olid ka kergelt nagu nii-öelda spetsialisti meeskonnad, et on nagu meil on väga suur osa ärist või tarkvaraarendusest on see tagumisotsa arendus, back-endi arendus ja siis front-endi meeskondades pigem oli nagu kõvasti back-endi, nad olid hästi riigipõhised. Ja siis see front-end oli nagu eraldi kuskil meeskonnana ja siis olid veel mingi spetsialisti meeskonnad. Ja siis me saime aru, et et kui me tahame nüüd minna rohkem domeenipõhiseks, siis me peame muutma oma meeskonnad domeenipõhiseks ja siis, mis see cross-functional oleks. Ristfunktsionaalseks. ja siis seal oligi, et kuidas me nüüd lähme nende meeskondadega sellesse uude mudelisse. Et oli siis mõte, et hakkame inimesi nüüd vaikselt ühest meeskonnast teise nihutama, et nad siis, ja siis vaikselt ka tööd seal muutma ja siis, et jõuda selle tulemuseni, et meil on need jupid, taaskasutavad jupid, mida siis need konkreetsed meeskonnad on ise eraldanud ja siis ise pärast jooksutavad. Aga takkajärgi võib öelda, et see ei töötanud, see vaikne rahulik minek, vaid tegelikult sa pead sinna kõrvale tegema selle eraldi uue meeskonna, andma talle selle ülesande, sealt see jupp välja võtta ja siis las nad ise mõtlevad välja, kuidas seda teha. Ma näen mingit mustrit näen siin, et see sama mikroteenustele ülemineku alustamine oli ka, et prooviks nagu alguses rahulikult, keegi paneb selle Kafka püsti, teeb sellega veidi katsetusi ja siis et see ei õnnestunud kuni selle hetkeni, et te tegite nagu sellise täispühendumise nagu selle mikroteenuste peale ja ütlesite, et nii, nüüd nagu kõik hakkame minema kuskilt otsast ja et see commit oli nagu põhjalikum ja siis see organisatsiooni struktuuri muutmine, see tundus nagu samamoodi, et vaikselt tegemine nagu tegelikult ei võtnud edu, kuni tuli see suurem otsus, et nii, nüüd teeme põhimõtteliselt kõigiga ja alustame siit tiimist. Kui sa ütled, et teeme kõigiga, siis mul pigem see meie mõte oligi, et teeme kõigiga, ehk siis teeme kõikide meeskondadega hakkama vaikselt nagu. Aga tegelikult, mis me lõpuks tegime ja mida me siiamaani teeme, siis, ja mis on nagu mõistlikum, on see, et sa hakkad tegelikult, et sa teed ühe meeskonna kõrvale ja siis teed sinna veel teise peale, siis hakkad nende vaikselt siiski minema, aga sa hakkad nagu, sa eraldad selle meeskonna, kes hakkab minema nagu ülejäänud sellest tohuva pohust ja annad neile selle ruumi, et nad saaksid seda asja läbi mõelda ja hakata minema. Ja siis, mis sa ütlesid selle tehnoloogia kohta ka, et tegelikult tehnoloogia tuleb, kui me hakkame nüüd Kafkat juurutama või midagi, see tuleb ära valideerida, sa ei saa lihtsalt minna opsti, et nüüd me hakkame Kafkat kasutama, kui keegi ei tea, kuidas seda kasutada. Et me lõppkokkuvõttes me ei läinud Kafkaga, me testisime Kafkat ja Pulsarit ja siis veel mõnda varianti ja siis me lõpuks võtsime Pulsari. Ja siis me ka, seal oli ka
noh, oli eraldi meeskond, kes siis võttis selle oma ülesandeks nagu see asi läbi testida, olla kindel, et see asi töötab, valmistada ette nii-öelda see stack, teha mingi proof of concept, jah, see oli ka nagu niisugune vaikselt minema hakkamine, aga me ei taha, me saame, noh, ülejäänud meeskonnad saavad siis rahulikult tegeleda jätkuvalt selle äri käimas hoidmisega, et me ei taha aga teha seda, on olnud näha neid niisugune big bang kõva pauguga minek, et paneme nüüd kogu äri seisma, teeme kogu organisatsiooni ümber ja siis hakkame mikroteenustega edasi tööd tegema, et see pigem lõhnab ebaõnnestumise järgi. Vahel on seda sellist nagu analüüsi poolt on ärile raske maha müüa, et noh, et kuidas nüüd teil mingi tiim hakkab tegema 2 nädalat, paneb mingeid juppe püsti ja siis te põhimõtteliselt kustutate kõik ära ja hakkate nagu otsast peale, et kui te olete otsuse ära teinud. Et kuidas sul nagu see pool läks, et suhteliselt hästi siiski, et meil äripool on küllaltki arusaajad, kui me oleme otsustanud, et meil on vaja sinna minna, siis insenerid tulevad ja ütlevad, et meil mõistlik on läheneda selle asjale niimoodi, sellepärast, et see on nagu vähem riske ja nii edasi, siis see kõlab mõistlikult nende jaoks. See tähendab vist, et noh, teil ka see tehnoloogia äri on nagu piisavalt lähedal teineteisele, et seal on minimaalselt või puudub selline üle aia nagu viskamine, et äri ütleb, meil on sellist feature'it vaja, et tehtagu ja siis tehnoloogia viskab tagasi, et pigem on ikkagi nagu selline koostöömudel. Noh, natuke seda üle aia viskamist oli ka seal alguspäevil, kuna meie meeskondades tol hetkel ei olnud tooteinimesi sees ja siis siis oli seal natuke niisugust aga nüüd koos selle meeskondade muutusega me ka nägime kohe, et meil on vaja oluliselt rohkem tooteinimesi, igas meeskonnas peaks olema see tooteinimene sees, et sellega seoses läks ka see asi paremaks. Veel seda autonoomsuse teemat, et need tegid uue tiimi, eks nad kirjutasid mingid komponentringi, mis olid nii-öelda juba rakendasid mikroteenuste põhimõtet, on ju. Kas neil mingisugused sõltuvused ikkagi jäid kuhugile, kuidas see on? Eks mingisugune sõltuvus peab ikka olema, sest kui täiesti sõltuvusteta, siis võid eraldi firma teha. Et just, defineeriks selle rajapinna ära nii-öelda, ma ei tea, see nüüd soome keeles. Seal tuleb siis teha sellist ärianalüüsi tugevalt, et mida me siis ikkagi teeme siin ja mis on see äriprotsess, mida me toetame ja kus on sellised loogilised vahepunktid, et kuhu me saaksime need jagada see äriprotsessi valdkondadeks siis ja kus need valdkonna vahelised piirid on, domain-driven design nii-öelda siis. Ja siis tuleb et see üks põhimõte oli seal see, et need piirid peavad ka äriinimestele olema arusaadavad, et me ei saa neid teha mingi suvalise tehnilise põhjendusega. Et kui nad on äriinimesele arusaadavad, siis me võime öelda, et need liidesed, mis seal nende valdkondade vahel on, et need on suhteliselt kaua kestvad. Et seal ei ole, et homme tuleb mingisugune Spring Frameworki uus versioon ja siis me peame selle ümber tegema. Et sealt ärianalüüsi ja äriprotsessidega analüüsiga saab selle paremaks. See natuke meenutab ka seda, kuidas me ka Pipedrive'is hakkasime minema kunagi mikroteenustele, et ikkagi alguses oli, et ei, me ei taha seda PHP-d ikkagi enam teha, nagu veits liiga palju oli. Aga et tuli ka uus featuur või mingi mõte tuli ja siis selleks tehti väike meeskond, kes hakkas seda tegema ja ta ei teinud seda PHP-sse. Et tingimus oligi, et see peab ühenduma sellega, aga mis iganes, ärge tehke PHP-sse seda enam. Ja eks ta niimoodi hakkas kasvama, siis nad tegid uue tootetüki niimoodi, mis oli ühendatud, siis tuli veel juurde ja nüüdseks see PHP on endiselt alles ja ma arvan, et see ei kaagi lõpuks kuskile. Aga te olete pika sammu nagu edasi saanud, on ju? Jaa, vähemalt. Et see on üks olulisemaid asju, mida ma ise olen näinud, et kui klient nagu võtab selle suhtumise ise, et just monoliidi tükeldamisel, et kui me teeme olulist muudatust olemasolevas funktsionaalsuses või lisame uut funktsionaalsust, et siis see on see koht, kus tehakse nagu kas täiendus mikroteenusesse või olemasoleva koodi eraldamist sealt monoliidist mikroteenusesse ja see on nii lahe hetk, kus nagu tehnikud vaatavad mingit featuuri, mingit täiendust ja mõtlevad, et nii lihtne oleks see siia monoliiti nagu ära teha, see väike täiendus ja klient ütleb, ei, meil on põhimõte, eks, et hakkame, et
teeme selle nüüd eraldi nagu mikroteenuseks või noh, et mõelge välja, kuidas te saate selle, et eraldi nagu tõsta, et me saame aru, et see kulu on suurem, aga me tegutseme nagu selle põhimõtte alusel ja ainult niimoodi saabki tegelikult seda monoliiti nagu tükkideks võtta, et väga sageli on ikka neid kohti, kus seda monoliiti on nagu palju lihtsam täiendada tehniliselt, et noh, võtab 2 tundi on ju, versus võib-olla nagu 20, et sinna mikroteenusesse see asi kolida. Neemelt ma veel puuriks seda, et üks trend, mida ma olen ka pannud tähele, et just, et teeme siin mikroteenustega selle uue featuuri ja siis tuleb selline makroteenus välja. kuidas sellega läks? No ütleme, et me ei ole veel nii kaugel veel sellega, et võib-olla tuleb veel, aga me ei ole ka iseenda jaoks, me ei ole religioossed mikroteenuste osas, et me oleme kohe algusest peale, vaata, et see peab olema, me anname meeskondadele autonoomia, nad võivad ise otsustada, kui suured need teenused on ja nii edasi. Aga me oleme seda ka mõelnud päris palju, et kas makroteenus oleks mõistlikum kohati. Ja võib-olla ta on, aga seal tuleb siis mõelda, et kas selle nii-öelda käideldavusnõuded, mittefunktsionaalsed nõuded sellele asjale on sarnased nagu kõik need erinevatel juppidel, mis sisse lähevad. Kui seal on need ärilised nõuded ja käideldavusnõuded ja kõik on nagu kaetud ja meeskonnale sobib, siis jumala eest anna minna. Minu jaoks siin on hea koht on see kontaktpind, millest sa ka enne rääkisid, et millised need integratsioonid teiste moodulitega või suhtluskanalid teiste moodulitega on. Et kui see kontaktpind läheb juba väga laiaks nagu erinevate moodulitega, siis on see makroteenus võib-olla probleem, aga kui see kontaktosa on nagu väike, ehk siis see API on endiselt lihtne, aga teenusena ta on võib-olla suur ja teeb nagu natuke rohkem kui üks klassikaline mikroteenus peaks tegema, siis ta on nagu kapseldatud, ta tegelebki enda funktsionaalsusega, aga see API ja see liides on ikkagi nagu selgelt ja lihtsasti defineeritud, et kui see hakkab nagu jube keeruliseks minema, siis muutub see probleemiks. No ma võib-olla lisaks seda, et kokkuvõttes on see, kas see mikroteenus, kui suur see mikroteenus on natuke deployment'i paigalduse küsimus, et kas, kui oluline sinu jaoks on, et ta nüüd oleks väike. Et näiteks need mittefunktsionaalsest nõuetest rääkides siis, et meil on mingid osad komponendid, mille puhul on oluline, et me suudame, et nad on kriitilisel ahelal, et kogu see ahel ei saa võtta rohkem kui 700 millisekundit. Et kõik, mis on selles ahelas, nendel on nagu väga oluline, et kui meil toimub mingisugune failover seal, et siis see ei võtaks aega sekund või 2. Samas on meil mingid teised komponendid, mis on kuskil kord päevas jooksustatakse, võib-olla mingi billingu teema, need võib vabalt seal failover toimuda mingi minut aega või kedagi ei koti. Et siis sa ei saa selliseid nagu mittefunktsionaalseid nõuded ühte kokku panna hästi, sest siis sa nagu sunnid seda teist teenust, millel ei ole nii kõrged nõuded, ka kirjutama samal kvaliteedid standardid. Räägiks korra sellest tootejuhtimise poolest ka, et sa mainisid, et tootejuhid said nende uute tiimide osaks, et aga kuidas see, et kas teil oli nagu tootejuhti nii palju majast võtta kohe, et see tundub nagu see teema, et sa teed uue tiimi, et sa saad teistest arendustiimidest kogu selle arenduskompetentsi sinna tõsta ja öelda, et nii teie olete nüüd uus tiim, aga et sinna tootejuhti peale panna see ei pruugi nii lihtne olla, et see tundub minu jaoks, et tähendas nagu värbamist. Jah, kogu see asi kokkuvõttes tähendas värbamist ja see tähendas ka siis ka meie tootejuhtide oluliselt suuremat vajadust selle järgi, et neid rohkem värvata. Ja see omakorda räägib jälle selle kasuks, et hakata pihta nagu üks meeskond korraga, sest sa ei saa muidu neid inimesi niisuguse hooga värvata. Kuidas see seda, ütleme, tootejuhtimise, kas see mõjutas ka kuidagi seda tootejuhtimise protsessi, et ühelt poolt sinna jäid nagu mingid inimesed alles, kes nagu haldasid kogu seda monoliidi äriloogikat, eks, ja siis on need õndsas seisus arendustiimid koos tootejuhtidega, kes siis said oma mikroteenuste peal olla, et kuidas sa seal nagu seda tiimi motivatsiooni nagu üleval hoidsid, et lubasid kõigile, et ärge muretsege, et te saate ka ühel hetkel sinna haljale maale. Ütleme, et tootejuhtimise seisukohast tegelikult ei ole suurt vahet, kas funktsionaalsus on nüüd monoliidis või on mikroteenuses, et see on pigem inseneride õnn ja rõõm, et nad saavad
kokkuvõttes, kus kohas see kõige suurem vahe tuleb, on see, kas sa pead teistega koordineerima neid vallastamisi, release või ei pea. Uus eestikeelne sõna meie jaoks, vallastamine. Kus sa leidsid selle? ma olen kogu väike hobi korras, püüan asju kogu aeg eesti keelde väänata. Mõtlen kogu aeg, mis võiks olla ja hobi korras estofiil. Väga hea. Vallastamine on tore sõna. Nagu vallas vara, vaata vallas. Lased lahti. Lased minna, jah. Aga, siis tootejuhtidel, jah. Jah, et tootejuhtide ja arendustiimide motivatsioon nagu kogu selles protsessis. Kogu selle protsessi käigus on ka kogu meie tootejuhtimise, see protsess või see prioritiseerimine ja kuidas me nende asjadega tööd teeme, kui tuleb idee, et kuidas ta sealt läbi selle täpsustamiste ja kõikide nende asjade ketrab, et see on kõik muutunud. Siis alguses oli hästi tsentraalne ja siis me oleme püüdnud nüüd seda tendentsi, et tahaks hästi palju kontrollida tsentraalselt, rohkem ära delegeerida siis meeskondadele ja öelda, et okei, meil on eesmärgid ja nüüd ise mõelge välja, kuidas me neid eesmärke saavutame. Aga kui nüüd mõelda, et kas nüüd on meil seal monoliidis mingisugused teistmoodi, ma mõtleks, et pigem ei ole, et seal on lihtsalt teised piirangud siis, et me ei saa mingeid asju teha, sest need asjad on monoliidis ja seal on paras pudru ja kapsad, et mõnikord on see, et okei, me tahaksime seda teha, aga me ei saa, me peame ennem selle asja sealt välja tõstma ja siis me saame neid asju teha alles. Et monoliidist on tekkinud selline lihtsalt keeruline moodulitiim. Ei saa öelda, sest monoliidi peal ei tööta ainult üks tiim, et seal on mitmeid. Et siis ongi, seal on see koordineerimine ja värk. Martin, sa tahtsid lisada midagi? Ei, see on väga tuttav lihtsalt ja see on päris siuke tüütu periood, kus sul nagu on juba neid uusi mikroteenuseid, aga sul on ka monoliit veel piisavalt suur, et seal töötab nii palju inimesi. Et see on siuke arendajate hästi tüütu periood nagu. Mis tuleb lihtsalt nagu, ta läheb paremaks, eks ole, aga see on, ei olnud väga tore periood. Martin, kas te Pipedrive'is olete juba jõudnud sinna, et see monoliit on muutunud vähemalt selliseks, kuidas ma ütlen, et see on nii-öelda trepi alla kappi peitu pandud, et vahel tuleb välja võtta ja täiendada, aga üldjoontest on juba nagu nii nurgad on maha lihvitud, et justkui nagu et tahaks veel mingeid asju sealt välja võtta, aga nagu väga palju seal tööd enam nagu peal tegema ei pea, et see põhitegevus käib ikka nagu seal mikroteenustes juba. Põhitegevus käibki, aga ma ütleks, et minu meelest selle monoliidist on muutunud nagu, ta hakkab muutuma omamoodi mikroteenuseks, mis tegeleb nii-öelda selle tsentraalse ala, siis nagu õiguste integratsioonide tuumik nagu komponent just täpselt, et ja see on sest et seda pinda saab ka järjest vähendada, sealt saab need õigused, kõik need asjad, kasutajad käivad sealt nagu läbi ja ta jagab seda teistele, mis omakorda siis ülejäänud teenused saavad kasutada, et tal on oma funktsionaalsus täitsa olemas ja ma nüüd ei kujutagi ette, kas seda võib-olla ei olegi vaja ära visata. Ta lihtsalt on muutunud teistsuguseks nagu, kui ta alguses oli. Näeme, kuidas teil on plaan, et kes lõpuks tahaks ikka selle monoliidi nii-öelda lükata aknast välja ja öelda, et nüüd on sellega ühel pool. Jah, pigem seda, sest meil on konkreetsed ärilised vajadused, mis seda monoliit takistab, et me alustasime, miks meil see monoliit on kirjutatud selle mõttega, et meil on umbes üks või kaks suhteliselt sarnast turgu, mida ta teenindab. Ja siis, kui me tahame nüüd panna sinna veel rohkem turge, mis on veel erinevad, et siis me ei saa neid kombineerida sellistes variantides, nagu äripool tahab. Seega me peame need asjad sealt välja tõstma mingil hetkel, kuna äripool nõuab seda. Ma saan aru, et seal endiselt nagu monoliidis on piisavalt nagu tööd teha. Jah, me iga kord, kui me jälle alustame millegagi, siis me jälle küsime, kuidas me seda teeme, palju me sellest nagu monoliiti peame kirjutama selleks, et see projekt ikkagi tehtud saaks või palju me jõuame selle projekti raames neid välja tõsta. Sest Martin, miks ma küsisin sinu käest seda,
noh, ma aimasin, et Neeme nii kaugel veel ei ole, aga seal alati on see oht või see risk tekib, eks ole, et see monoliit muutubki selliseks müstiliseks monoliidiks, et see kuskil on, keegi enam täpselt ei tea, kuidas ta töötab, sest kõik need mikroteenused on tehtud ju uutmoodi, on ju. Need on, järgivad mingeid sarnaseid standardeid, mingis mõttes on ühise struktuuri, võib-olla ülesehitusega, eks, tehnoloogiatega ja siis on kuskil see monoliit ja siis on nagu arendajad on juba edasi liikunud, ega nad hästi enam ei mäleta, kuidas seda monoliiti tehti või... Tead, ma võin öelda, et selliseid osi on seal monoliidis sees. Mida keegi väga täpselt ei tea, miks nad seal on üldse. Aga õnneks ta ei ole päris niimoodi, et üldse midagi sellega ei tehta. Et tegelikult on hea, kui on ikkagi mingi... Nüüd meil ei ole enam väga palju tiime, kes korraga selle monoliidiga tegelevad, nagu varem oli. Aga ütleme, üks tiim, kelle siis nagu hallata see on, nemad ikkagi teavad, mis seal on ja mis seal tegema peab ja järjest vähem õnneks on vaja teha, sest et see on muutunud jah nii nagu keskseks, et nüüd saab juba nagu koristustööd teha seal pigem nagu. See on juba palju parem faas selles monoliidis. Nii, siia lõppu tahaks ühe kommi veel võtta ja hüpata nagu natukene teise teemasse, et me rääkisime ka sinuga varem sellest, et kogu see tootearenduse meeskond, mis siis kasvas suuresti ka COVID-i ajal, kui te pidite kolima üle kaugtööle. Ja käis siis see mõte läbi, et kuidas siis luua nagu sellises meeskonnatunnet, mis on suuresti kasvanud juba hajusa meeskonnana. Et mida Neeme sina selleks tegid, et seda tiimi koos hoida või ühtsena hoida? Seda enam, kui need inimesed tegelikult ei töötanud ju, või hakkasid tööle ka täiesti erinevate teenuste peale, erinevate võib-olla valdkondade peale. No jah, meie algusest peale meie lähenemine on olnud see, et me oleme hajusalt töötav ettevõte, kuna kui mina liitusin, siis ma olin 4 inimene, nendest 4 inimesest 2 olid Amsterdamis, 1 oli Soomes ja mina olin Tartus, Eestis. Et see oli juba, algusest peale on see mõtteviis, et meil on hajus meeskond, meil on, seal on olnud aja jooksul mingisugust survet, et kasvatada rohkem Amsterdami poole peale, kus on siis meie peakorter, aga kokkuvõttes me oleme enda jaoks siis läbi mõelnud selle, et meil on lihtsam vähemalt insenere värvata hajusalt üle Euroopa, et peaasi, et see ajavöönd enam-vähem klapib ja siis vahet ei ole, kus sa istud. Ja siis sellelt tulenevalt on meil ka kogu aeg oleme teinud neid teadlikke otsuseid, et näiteks, et kui meil ka on mingisugune meeskond, alguses oli siis riigipõhised meeskonnad rohkem, nüüd on need rohkem valdkonnapõhised, et me meeskondasi püüame vältida seda, et nad on ühes füüsilises kohas koos. Kõik. Et lausa üritate vältida seda. Jah. Ehk siis meil on Tartus näiteks mingi 7-8 inimest, aga nendest ühes meeskonnas, ma ei tea, kas on mõni või enamus on erinevates meeskondades kõik. Et just nimelt vältida seda efekti, et sul on, kõige hullem variant minust on see, kui sul on, 5 inimest kohal füüsilises ruumis ja siis on 1 mujal või niisugune, et las olla juba kõik kohal. Meil üks meeskond on nüüd Hollandis, kes on kõik Hollandis ja nemad on siis teinud ise selle otsuse, et nad on kõik Hollandis ja käivad aeg-ajalt koos ja aga enamus ajast teevad keegi kodus. See on huvitav strateegia, et võtame siis nagu hajutame maksimaalselt ära, et siis on kõigil nagu ühetaoline keskkond. Jah, et vältida siis seda, kuna mu enda kogemust oli seal vahepeal enne Regiot ma töötasin Limpokis, siis mina olin nagu see tehniline inimene Baltikumi peale ja siis peakorter oli Oslos ja seal käis nagu see põhiline tehniline arendus ja siis oli mul ise tundsin, kuidamoodi sa oled niimoodi kõrvale jäetud, et sa väga ei tea, et aeg-ajalt saad kokku, aga see ei ole see tase. Neeme, mis rituaalid siis sellises nagu fully remote tiimis töötavad? Jah, see on see hea küsimus, et esiteks mida see tähendab siis ja mida see sunnib sind tegema, mis on positiivne pool, et see sunnib sind rohkem dokumenteerima, et siis sul tekib rohkem sellist digitaalset jalajälge, aga kas või sellega, et sa suhtled võib-olla rohkem Slackis ja sul on see Slackis saad otsida asju.
aga ka dokumente sinna kuhugi kohalikku wikisse. Aga kui rituaalidest rääkida, siis näiteks jah, selleks, et see kaugsuhtlus paremini toimiks, siis meil näiteks on regulaarsed kogu firma kokkusaamised, võib-olla on teistel ka, aga et me oleme siis võtnud teadlikult selle otsuse, et me saame vähemalt kord aastas, vanasti oli 2 korda aastas, nüüd me oleme nii suured, et me oleme kord aastas, saame kokku ja lihtsalt ei ole mingisugune niisugune suhtlusüritus, vaid on ka niisugune asjalik üritus, et me siis kõik saaksime ühele lehele jälle ja ühtlasi ka on eesmärgiks siis, kuna muidu kipuvad inimesed omaette meeskondades töötama, et siis ka hästi palju seal kohapeal igasuguste tegevustega neid meeskondi segada, inimesed omavahel tutvuksid, saaksid paneksid selle näo ja keha kokku ja mismoodi tema see suhtlusstiil on. Et muidu võib kohati minna käest ära, et eestlased on väga otsese ütlemisega ja soomlased ja siis on kuskil seal lõuna-eurooplased tulevad, mis sa nii ütles, et ma olen täitsa solvunud selle peale. Jah. Ja siis on meil ka on ka meeskondadele antud vabad volid, et te võite mõistlikkuse piires ise organiseerida omale kokkusaamisi näost näkku, et ei ole mingi hullu paberimäärimist sellega seoses. Siis kord aastas saab kogu firma kokku ja siis me püüame vähemalt kord aastas saada ka ainult siis tooteinsenerid ja tooteinimesed kokku. Et siis ka seda, kuna me pool firmat on siis võimaliselt tegeleb selle tootearendusega ja teine pool on siis, kes seda toodet kasutab, siis on need insenerid saavad omavahel ka siis rääkida tehnilistest teemadest rohkem. Sellised vanad head tõed, et tuleb ikka face-to-face inimesi kokku saada, vähemalt aeg-ajalt ja siis tekib see kontakt. Eriti peab see paika ju kasvavate ettevõtete puhul, et kus iga aasta, kui nüüd jälle need inimesed kokku saavad, et siis on mingi hulk uusi nägusid ja võib-olla mingid näod on vähem, et see muutus nagu kuidagi jõuaks inimestele paremini kohale, et nad saaksid aru, kellega nad siis koos töötavad või kes nende tiimis on ju. Ja siis võib-olla veel, ma natuke jätkan veel, mis on osadele inimestele väga meeldib, osadele väga ei meeldi, on näiteks me inseneridega teeme esmaspäeva hommikuti niisuguse lihtsalt lobisemise koosoleku tund aega ja siis näiteks räägime, et mis me nädalavahetusel tegime või mingid muud huvitavaid asju, et lihtsalt ka tutvuda inimlikul tasandil teistega. Et kuna meid on küll nüüd mingi 60, et siis me ei saa kõik ei saa seal rääkida, me oleme siis ära jaganud, et kes mingisugustel hommikustel räägib. Juba nii popvärk, et no seal kõik alati ei liitu ka ja siis sõltub. Siis on üks huvitav teenus või niisugune vidin, mis alguses meil oli rituaal, et kui uus inimene liitub, siis ta kohtub kõikide meeskondadega. Et tal on niisugune väike videokõne ja siis ta kohtub kõigiga. Nüüd on nii suured, et me enam ei saa seda teha hästi. Siis on meil kõik alguses uutel liitujatel on siis füüsiliselt Amsterdamis on niisugune pardale võtmine, onboarding, kus nad siis teevad seal midagi, saavad ka need uued inimesed omavahel moodustavad väikse tugigrupi ja siis ka tehakse intensiivne algkoolitus. Ja siis see on üks osa, kuidas me muutsime seda onboardingut kasvuga koos, aga siis teine osa, mida me ka tegime, on niisugune asi nagu donut kokkusaamised. Et siis vana hea sõõriku plugin. Jah, see on mulle hullult meeldib, et sa saad kord nädalas mingi suvalise inimese organisatsioonist või kord 2 nädala jooksul ja siis lobised temaga millest iganes pool tundi. Et see on väga tore. Ja seda ma toetan. See on väga kihvt initsiatiiv, et sellistest vestlustest tuleb välja vahel nagu kõige huvitavamat informatsiooni, et mitte lihtsalt, et sa saad inimesega tuttavaks, eks, aga sa saad ka selle kontakti, et kui sa järgmine kord oled hädas, et siis sa tead, et kuhu poole vaadata ja kelle poolt küsida. Ja siis võib-olla lõpetuseks ma mainiks veel, et see, et me
et kuidamoodi see Covidi pandeemia võib-olla meid aitas ka, on esiteks, seda mainisid, et värbamine muutus lihtsamaks meie jaoks, kuna meie olime ennem juba fully remote, ja siis nüüd ka teised inimesed jõudsid oma mõttemaailmaga järgi, et see on okei tegelikult, et varem meil oli niisugune, et oi, ma tahaks kontorisse minna või midagi, ja nüüd oli kõik harjusid ära sellega, et tegelikult on tõesti normaalne, on kodus tööd teha ja osad inimesed nagu kolisid koju ära, ei tulnudki tagasi enam kontorisse. Et see oli nagu see üks pool, et inimeste mõttemaailm muutus või mõttemall, ja teine pool oli see, et ka firmad või see turu peal olevad tööriistade pakkumine läks oluliselt paremaks, et just seda stiili toetada. Et kui meil ennem oli siin põhiliselt nagu Skype ja asjad, et videokõnesid teha, siis tänasel päeval on meil Google Meet näiteks, on põhiline tööriist, mis on nagu väga mõnus, tol hetkel oli alles seal mingisugune, mis see eelkäija oli, see Hangouts, ja see ei olnud suurem asi siiski. Enam, see toetas ainult videokõnet, nüüd on sinna rohkem tulnud asju, ma saan aru. Ja siis on näiteks üks asi, mida me oleme soovitanud teistel proovida, oleme teinud ühe open space konverentsi online'is, on GatherTown. GatherTown, gather.town on see veebiaadress. Et neil on niisugune virtuaalne, siis füüsiline ruum. Et sa saad oma mingi avatariga seal ringi kõndida ruumist ruumi ja siis seal, ja kui sa kõnnid teise inimese lähedale, siis sa saad temaga kohe teha mingi kiire kõneala või sa lähed suurde ruumi, siis on niisugune suurem nagu see nagu Google Meeti stiilis ja see on alguses oli skeptiline, et kas see ikka nagu päriselt töötab, aga ja täiskasvanud inimesed seal sõidavad kõnnivad mingi avatari jupiga ringi. Aga see just, et sa saad nagu minna hästi sujuvalt ühest toast teise, et see ei pea nagu Google Meeti mingi ühe ruumi teise mingi liitumine, see on nagu väike rituaal on see Google Meetiga liitumine. Ma arvan, et seal on ikkagi see moment on ka juures, et sa näedki, et see tegelane liigub nagu ühest ruumist teise, et sa kuidagi enda peas paned nagu selle paika, et see on see sama asi, mida öeldakse, et kui sa teed kodukontorit, et siis alusta päeva sellega, et sa lähed kodust välja ja siis sa tuled koju ja siis sa justkui tuled kontorisse, eks, ja siis alustad tööd või lõpeta päeva selle jalutuskäiguga, et siis sa nagu sul tekib nagu mingi closure, mitte et sa lähed kontoritoast välja ja kohe on nagu pere ja lapsed ja kõik muud asjad ja nagu midagi polegi muutunud, on ju. Et see protsess on nagu inimesele vajalik ja ma arvan, et see avatariga ringi jalutamine seal annab nagu sama tunde, et sa päriselt lähed kuskil teise ruumi, mis siis, et see on virtuaalselt, aga sa saad selle kuidagi mingid neuronid lülitavad ajus samamoodi, nagu päriselt teise ruumi minnes, on ju. Jah. Ja siis viimase asjana võib-olla mainiks veel on Miro, on nagu väga mõnus whiteboarding siis, et muidu oled seal kontoris ja joonistad on väga mõnus, aga siis Miroga saad seda ka enam, ei ole päris sama, aga päris lähedane juba sellele, et kuidamoodi saaksid seal tahvli peal teha asju. Yes, see gather.town, see on uus, see on huvitav, seda tahaks täitsa ise proovida. Nii, aga tõmbame tänasele episoodile joone alla. Aitäh sulle, Neeme, päris palju teemasid jäi meil rääkimata, aga me ka sinuga rääkisime sellest, et võib-olla leida kedagi teist Sympowerist, kes siis on nende teiste teemadega rohkem kodus ja lähemal ja ehk rääkida veel GitOpsist, äkki rääkida veel nii-öelda kolmandate osapoolte teekide värskena hoidmisest ja millist vahendit te seal kasutate. Et kui mõned neist teemadest kõnetavad meie kuulajaid, siis kindlasti kommenteerige siia episoodi alla meie Facebooki grupis ja siis saame need episoodid teoks teha. Aga aitäh, Neeme, aitäh, Martin ja Tiit, aitäh ka meie kuulajatele. Tahaks öelda kuulmiseni järgmisel nädalal, aga siis ma tahaks juba öelda, et näeme siis teisipäeval Põhjakonnas, kui kõik meid vaatama tulevad. Ja meile õnne soovivad. Nii et nägemist. Tänan kutsumast. Nägemist.